nii mulle kirjutas eile õhtul TikTokis üks armas tüdruk ja ta tahab jagada oma kogemust püsimüügimeistriga, kelle juures ta tegi kulmud. Ma lisan siia ka kindlasti pildid nende dialoogist. Kõik on anonüümne, ma ei näita mitte kellegi nimi, mitte kellegi elusalongi nimi, hääled natukene muudan ka. Näitan ka pildi, kuidas tema kulmud paranesid ja ütlen oma arvamust ka. Väike sissejuhatus. See tüdruk läks esimest korda tegema püsimüüki, ta on ise noor ja väga imelik oli see, et see tehnik väidas ja väidab veel, ma arvan, et ta on esimene Eesti püsimüügi meister. Kuidagi imelik, on ju? Aga siis jah, läks ta siis tema juurde, tegi ta talle eskiis, valis värvi, ma mõtlen tehnik ise, ehk see tüdruk ei näinud mitte midagi, ta lihtsalt ütles talle, et no see värv sobib kõige paremini ja ma teen sellega ja ongi kõik. Kas te tahate näha, millised kulmud ta tegi talle? Ma siin kuskil alla lisan ka. See on nii jube, see on nii jube, see on kohutav! Lihtsalt, miks nad on erinevad esiteks? Miks tal on nii hele värv valitud? Miks otsad on peaaegu tühjad? Mis juhtus algusega? Ma mõtlen kulmu algusega. Mis asi see on? Päriselt ka. Te näete, kuidas see tehtud on hästi traumaatiliselt. Ja ilmselgelt tal ei püsi mitte midagi pärast. Kõik kulub maha. Ja see, et koorik oli lausa 1 kuu, on ebanormaalne. Ja siis teate, see meister väidab, et töö on tehtud kvaliteetselt. Kas on mingi nali või? Päriselt või? Ja kirjutan sulle või tähendab saadan sulle seda häälsõnumit natuke hiljem, aga tundub, et see tehnik või see naine, kes 10 aastat tegeleb, ikkagist ei oska sulle õiget vastust anda, kuna esiteks, siis kui sa käisid, väitasin sulle kohe peale esmast protseduuri, pigment läheb kuni 60% heledamaks, ma räägin seda kõigile absoluutselt. Kui sul on poorne nahk, kui sul on kombineeritud nahatüüp, rasune nahatüüp, siis sul võib peale esimest protseduuri, eriti kui sa teed esimest korda oma elus püsimüüki, sul võib jääda 40 kuni 60%, võib natukene vähem, võib natukene rohkem, see on hästi individuaalne. Ära väida, et sul võib jääda kuni 60%, see ei ole nii, see ei ole mingisugune vanga, ma ei tea, ära räägi seda, palun. Ja sellepärast ongi vaja hooldust ära, et ära kinnitada. Igal inimesel on erinev nahk, sina oled eriti noor, sul on ainevahetus palju parem kui näiteks eakatel naistel või siis minul ja nii edasi ja see, et koorik tuleb, see on normaalne. Aga tundub, et see, kes sulle seda soovi tähendab, kirjutas või vastust. Ma näitan teile tema kulmud, nii vaadake, siin all kuskile ma lisan. Et sellepärast, et minu jaoks on see solvang ja kui klient ei saa millegist aru, siis millest me räägime. Sina oled teenindaja, sina oled meister, see on sinu ülesanne selgeks teha kliendile, mida tuleb oodata. Mitte tema, ta ei pea ise guugeldama ja nii edasi. Ja kui sind huvitab nii väga või ma ei tea, siis käi arsti juures ja käi kontrollimas või... See on sinu ülesanne, miks ta peab arsti juurde minema? Kas sa teed nalja või? Ma ei oska sulle muud soovitada, sellepärast, et sina oled mul esimene klientidest, kes nõuab miskit siis, kui 6 aega on möödas. Et jah, ma ei oska siin mitte midagi muud teha. Et ma jõuan täna õhtul koju ja pöördun tarbijakaitse poole. Aitäh! Püsimeik paraneb 1 kuu, mitte 2 nädalat, mitte, ma ei tea, paar päeva, ainult 1 kuu. Ja nii peabki olema, kui klient sulle kirjutab 1 kuu pärast, mitte siis, kui tal need kuradi koorikud tulid maha. See ei ole niimoodi, see ei tööta nii ju. Mis kuradi ma kirjutan tarbijakaitsesse? Mida sa seal kirjutad? Siiski peame seda kaitlema, sest et masin on mul Mastro, nõelad on mul, ehk siis cartridge'id on mul Mastro-mad, cartridge'id ja lindid on mul Permablend omad, ehk siis ma kasutan minu jaoks ja kliendi jaoks nagu parimat tooteid. Mul on ka Mastro masin, ma ka vahepeal kasutan Mastro nõelad, aga teate, mina ikkagi arvan, kui tõesti oskav meister, ta saab isegi naelaga teha need kulmud sulle, päriselt ka, ja nad võivad püsida hästi kaua, nad võivad olla hästi ilusad. Ja nõel, selles mõttes, et nõel sügavamale kui näiteks mikroblading minna ei saa, nii et minu poolt on nagu kõik tehtud, ainuke asi, mis võib olla, on sinu nahaviga mingisugune, aga püsiveigi asi see kindlasti ei ole. Kas on mingi nali või? Kui me teeme mikrobladingud, nõel ka ei tohiks minna hästi sügavale. Ei tohi! Võivad jääda armid või mis iganes võib jääda. Ei tohi niimoodi teha. Siis see tüdruk konsulteerinud teise tehnikuga ja see tehnik kirjutas võt seda, et normis on, kui koolik tekib peale protseduuri 3., 7. päeval, ja ta peab kukkuma, need koolikud peavad kukkuma ise 3-4 päeva jooksul. No natukene rohkem või vähem, oleneb organismist. Aga miks ära kustutasid punasega? Ta ju kirjutab ka seal, et tavaliselt kuulumine algab 5-7. päeval peale esmaprotseduuri ja sealt on punasega ära tõmmatud. Et ma tahaks teada, mis seal kirjas on, miks sa tõmbasid maha selle. Et üldiselt on nii, et 2 nädalat, kuni 2 nädalat koorik võib maha tulla ja kui neid päevi arvutada kokku, see ongi 3 nädalat ju, kui mitte rohkem. Nii et
ma tahaks näha, mis see tehnik seal kirjutas. Kokkuvõtteks, mis ma saan öelda, see tehnik ei mõista absoluutselt, mida ta teeb, kuidas peab suhtlema kliendiga ja see on väga kurb. Tüdrukul lihtsalt vedas, et tal ei ole jäänud need armid kulmude peal. Ja keegi raha talle ei ole tagastanud, korrigeerimisele tema juurde ta ei ole läinud. Ja lihtsalt mind huvitab, mida ta pidi kirjutama Tarbijakaitseametisse nagu tere, ma olen siuke klient, tulge kontrollimas, mis siin ei ole nagu okei. Kas Tarbijakaitseamet ei ole just klientide jaoks, et kui teenus on ebakvaliteetne, siis sa kirjutad sinna ja nad tulevad selle tehniku juurde või ettevõttele või mis iganes kontrollimas. Nii, vot selline kurb lugu. Mida te ise arvate sellest? Kes ei julge kirjutada kommentaarides oma kurvad lood, siis kirjutage mulle sõnumitesse. Mul on tõesti väga-väga huvitav lugeda, mis meil siin päriselt Eestis toimub.